Tere kõigile, Marko siinpool ja täna vaatan Telia HBO äppi või siis seda nii-öelda teenust 1,5 aastat hiljem ehk aastal 2020 alguses. Vaatasin seda teenust nüüd viimati september 2018, siis kui see turule tuli, kui Telia omale selle funktsiooni lisas. Ja nüüd heidan pilgu peale, kuidas näeb see välja, kas on muudatusi tehtud, kas on midagi paremaks läinud, midagi halvemaks läinud. Ja lisaks, kuna Telia on lisanud ka Fox Now, Fox oli varem, ta on lisanud siis selle National Geographic Plus ja YouTube. Mul oli sellised kirjad ka veel seal peal. Vaatame ka neid, sest et ma ühtegi neist teenust ei kasuta, ka mitte HBO-d. See on mulle nüüd Telia poolt antud tasuta, pühade puhul nii-öelda. Ja kui see aeg läbi saab, siis ma katsun meeles pidada ja seda ära tühistada. Aga kuniks ta mul on, vaatan üle, kas kõik on sama jama. Aga kuna ma ta siin ette võtsin, panin käima, ma tegelikult ühte asja vaatan, Chernobyl, ja see on päris hea. Et selle ma olen nüüd siin vist 3 osa ära vaadanud, et 3 on veel vaadata, et ma pole aeg olnud. Mingi hetk kavatsen sellega lõpule jõuda. Ja ilmselt siin on ka midagi muud juurde tulnud, aga ma üldse ei ole sirvinud. Ainuke asi, mis ma vain on Chernobyl ja vaatasin seda. Ja siis praegu panin huvi pärast, panin käima veel mingi suvaliselt siin, mingi Watchmeni panin korraks käima. Et kas on subtiiter muutunud? Kes pole vaadanud varasemaid videosid ja mille üle ma siin kaeblen, siis vaadake. Panen lingid video alla ja ka siia üles. Saate vaadata neid. Milles teema? Teema on ikka sama. Mis ma ütleks? Ma kurtsin mille üle? Selle üle, mis mul see üles ehitatud on. Ega midagi paremaks läinud ei ole. Ilmselt on tulnud mõned saated juurde. Mulle tundub vähemalt, et valik on väheke suurem. Ja ma ei hakka neid praegu üle lugema, ma ei viitsi seda teha. Ma ütlesin, et see väike vaade siin, eelvaade on udune. Ei ole asi paremaks läinud. Ja ei ole. Me näeme ikka seda samasugust mustal taustal valget junni. Kas tõesti kõigile see meeldib siis või? Ma olen nagu ainuke idioot, kellel käib see õudselt pindava. Võtame veel mõne valgema video, siis on nüüd paremini näha. Troonide mäng on sama, mis eelmine kord, ega seda muutnud ei ole. Ilmselt ma ei ole ka rohkem seda vaadanud. Seal, kus eelmine kord teile näitasin, siis ta pooleli jäi. Okei, vaatan paneme käima siis. Läks algusesse millegi kuidas. Okei. Ilmselt ta ei mäleta, et ma olen seda üldse kunagi vaatanud. Jah, kahjuks ei ole see mitte midagi muutunud. On tulnud juurde mõned filmid ja seriaalid, aga see kvaliteet kui niisugune on ikka sama. Heli on ka sama, mis ei peagi muutuma selles mõttes. Et näita mulle nüüd. Heli on sama, sisse tuleb signaal, nagu näete, vasak, parem, keskmine ja 2 tagumist pluss subwoofer. Ja siis välja ma saan täpselt sama heli praegu. Ehk siis 5.1 heli kasutab Telia jätkuvalt õnneks. 1,5 aastat hiljem ikka sama lugu. Telia ei ole muutnud oma subtiitri väljanägemist ja disaini. Ma saan aru, et eestlane ei kaeble. Eestlane on rahul sellega, mis antakse ja kärab küll. Aga mina kaebleks. Kui ma seda teenust tarbiksin, kirjutaksin iga kuu kirju. Kuulge, kas seda teksti ei saa vähe paremaks teha? Ja võib-olla inimestele meeldib. Võib-olla tõesti meeldib, ma ei tea. Võib-olla inimesed vaatavad seda subtiitrit, muidugi vaatavad. Ja võib-olla isegi meeldib või ei osata selle tähelepanu pöörata või isegi ei kaevelda selle üle. Ilmselt mitte, sest kui neid kaebekirju oleks ikkagi sadu ja sadu, siis äkki Telia teeks midagi.
aga kuna neid ei ole, siis ei ole põhjust teha. Vähemalt nii ma arvan. Aga eelmine kord ma ei hakanud vaatama, ei näidanud teile seda Fox Play'd ja ma vaatasin, nüüd on tulnud menüüsse ka YouTube juurde. Ma panen ka need käima ja vaatame, millised need välja näevad siis. Meil on siin äpid Fox Now, HBO, National Geographic Plus ja YouTube. Nii, vaatame korraks seda Fox Now'd, kas see on läinud paremaks või ei ole. Paneme esimese suvalise käima siin. Vaatame, millise välja näeb. Sest varem oli see nii ruuduline, et ei saanud vaadata. Vaatame, mis helina välja lasevad. Tavaline stereo. Ei midagi erilist. Kahju küll. Ja pilt ise. Telepildi kvaliteet. Eelista HD-d. Nojah, ega siin midagi ei olnudki oodata. Nii. Siin oli veel heli ja subtiitrid. Vajutame seda. Heli inglise ja eesti subtiitrid. Okei. Aha, siin on teistsugused subtiitrid. No nii. Leidsin siin Foxis koha, mis näitab nii subtiitreid kui pilti. Ütleme nii, et kvaliteet on kohutav. Pildi kvaliteet on väga ja väga halb. See on Walking Dead ja selle pildi kvaliteet on täielik okse. Puhas okse on see. Iseenesest selline subtiiter mulle isiklikult meeldib isegi rohkem ja see ei ole ka väga ruuduline. Siin nagu oleks see pilt selgem, selle subtiitri pilt, kui niisugune on nagu parem subtiiter. Aga pilt ise on väga ebakvaliteetne. Varem ta oli veel ruudulisem. Varem ta oli ikka täisruuduline. Nüüd on ruute natuke vähemaks jäänud. Proovime mingit muud saadet. Maailmade sõda tundub olevat vähe parema pildiga kui see Walking Dead, kuigi ma ei saa põhjusest muidugi aru, et vahelt see Walking Deadi mingi kräpiga salvestati kunagi. Et see on vähe parem pilt. Vähemalt esimesel pilgul. Ei no, ma saan aru, ega vaadata saab, noh. Vaadata saab eesti keele subtiiter, väga uhke. Et noh, mis seal ikka viriseda, et tore. Vaatame siis veel need äpid ära, kuna siin on rohkem kui varem. Siis vaatame neid National Geographic Plus. No, paneme esimese ette juht käima, esimest korda elus käivitan seda. Vaatame, mis heli on National Geographic Plusil. Stereo. Vähemalt antud saatel, ilmselt kas kõigil muudel. Ma ei oskagi midagi arvata. Kärab küll. Udune on, aga noh, kärab. Umbes samasugune nagu Fox. Et ei ole suurem asi. See National Geographic Plus ei paista ka midagi eriti head olevat oma pildi kvaliteedi poolest. Et ei saa küll öelda, et hiilgaks. Aga ka selle subtiitrid ei ole, on ilma selle musta raamita ja seetõttu näevad paremad välja. Paneme siis viimase funktsiooni käima ehk YouTube'i. Ma ei kujuta, ega see siin läheb ka, kui mingi accounti ei ole. Oh! Woplin! Luntik! Luntik, Sugrom, Voda. Ktovu, Metallica. No, paneme Metallica käima. 2007 full. Ma arvan, mul on selle plaat olemas. Oi jummel. Aha, tõmbab selgeks. Kus ma siin saan teada, mida nad näitavad ja lasevad meile. Huvitav, kas see on... Nii, see on stereo. Seda ma ei tea, kas ta võtab nüüd YouTube'ist originaalheli, mis YouTube pakub või siis ise teevad siin midagi. Nii, mis siin äpis teha saab?
YouTube'i äpis vist ei saa mitte midagi teha. Pausida saab. Ei saa midagi teha, jah. No jah, ühesõnaga YouTube töötab. See on ka kõik, mis ma selle kohta öelda oskan. Telia panin käima. Pettusin. Ma vaatan selle Tšernobõli ära. Aga kogu ülejäänud värk on ikka suhteliselt nõrk. Kes vaatab, siis nagu varemgi ütlesin, jah, kindlasti midagi leiab ja vaatamist on. Aga mulle isiklikult see pinget ei paku ja need lisaäpid ei tundu küll mingisugust erilist lisaväärtust andma. Ma kujutan ette, et neile, kes arvutit ei kasuta, näiteks YouTube'i arvutist ei vaata või televiisoris seda ei ole peal, et siis jah, YouTube võib olla päris asjalik lahendus mõnele inimesele. Või ka siis National Geographic või Fox, et on äpina lisaks siis selle HBO-le. Aga paneb õlgu kehitama. Vaat nii, 1,5 aastat hiljem edasi minekut ei ole, kõik on sama kehva kui enne. Seda on kurb tõdeda, aga mis teha. Nii et jätkuvalt kehtib minu soovitus kõigile, vaadake lisaks HBO-le või selle asemel Netflixi ja Amazon Prime'i. Küll ilma eestikeelsete subtiitriteta, aga kes saab keelest aru, inglise keelest siis enamasti, siis minu jaoks on need paremad. Kuigi HBO-l on paar seriaali, mida võib-olla tasuks ära vaadata, ehk siis tellida näiteks see teenus, vaatad ära ja lõpetad selle teenuse, et siis oled selle need ära näinud, mida mujal ei ole. Aga üleüldiselt võttes, pidevalt seda tellima jäädes, mina ei ole klient, mina ei jää. Vaatan nende tasuta perioodi jällegi ära ja känkel. Kõike head teile ja järgmise korrani.